Armsad sõbrad, kätte on jõudnud ülestõusmisaja 6. pühapäev. Ka sellel pühapäeval on ladinakeelne nimi, nii nagu eelmistelgi pühapäevadel, ja selleks nimeks on rogate. Eesti keeles tähendab see palvetage. Niisiis me tähistame ülestõusmisaja 6. pühapäeva palve pühapäevana. See tava on pärit juba 5. sajandist, mil Kagu-Prantsusmaal Vienne'i linnas elanud ja teeninud piiskop Mamertus seadis sisse nõnda nimetatud rogatsioonipäevad ehk palvepäevad, mille eesmärgiks oli ühelt poolt kutsuda inimesi meeleparandusele, teiselt poolt aga paluda Jumalalt head, soodsat ilma, hoidmist loodusõnnetuste eest ja õnnistust kasvavale viljale. Neid rogatsioonipäevi peeti tavaliselt sellele pühapäevale järgneva nädala esimestel päevadel, esmaspäeval, teisipäeval ja kolmapäeval, aga meie luterlikus traditsioonis on see temaatika kandunud eeskätt just pühapäevale ja sellepärast, nagu ma ütlesin, nimetataksegi seda pühapäeva rogate ehk palve pühapäevaks. Ka meid kutsutakse palvetama, usaldama ennast ja kõike, mis on meie ümber, Jumala kätte, tema armu hoolde, sest me teame, et tema on meie looja. Me teame, et ta hoolib meist, ta armastab meid ja ei saa olla midagi paremat, kui ennast siiras lapsemeelses palves tema kätte usaldada. Aga muidugi ei ole see selle meie pühapäeva ainukene mõte või sõnum ja see sõnum, mille me leiame meie tänasest epistlist, mis seisab apostel Pauluse Rooma kirja 8. peatükis, see kõneleb küll ka palvetamisest ja nimelt sellest, et Jumala enda vaim palvetab meie sees, meie eest, aga veelgi enam kõneleb see sellest, et me oleme Jumala poolt hoitud ja päästetud. Jumal armastab meid ja laseb kõigel tulla heaks neile, kes teda armastavad ja keda tema on oma kavatsust, oma etteseadmist mööda kutsunud. Apostel Paulus kirjutab nõnda. Me oleme päästetud lootuses, ent juba nähtava lootmine ei ole lootus. Kes siis loodab seda, mida ta näeb? Kui me aga loodame seda, mida me ei näe, siis me ootame seda kannatlikult. Samuti tuleb ka vaim appi meie nõtrusele. Me ju ei tea, kuidas palvetada nõnda kui peab, kuid vaim ise palub meie eest sõnatute ägamistega. Aga südamete uurija teab, mida vaim taotleb, sest Jumala tahtmise järgi palub ta pühade eest. Ent me teame, et neile, kes Jumalat armastavad, laseb Jumal kõik tulla heaks. Neile, kes on tema kavatsuse kohaselt kutsutud. Niisiis, jah, siin on juttu ka palvetamisest, aga siin on juttu paljust muustki ja paljust enamast. Paulus alustab siin selle rõhutamisest, et me oleme päästetud. Ja see ongi kõige tähtsam sõnum. Jumal on meid Jeesuses Kristuses oma armu ja halastuse läbi päästnud. Meie süü on maha pestud. Meie patud on andeks antud. Me oleme Jumalaga lepitatud. Me oleme, nagu apostel Paulus ütleb paar peatükki eespool, koos Kristusega ristimise kaudu maha maetud ja üles tõusnud. Et me elaksime uut elu Jumala kirkuses, et me ei orjaks enam pattu, et me ei annaks
oma ihuliikmeid enam patu ja ülekohtu teenistusse, vaid elaksime õiguses ja pühaduses. Kõike seda hõlmab see sõna päästmine. Me oleme päästetud. Me oleme päästetud millestki ja me oleme päästetud millegi jaoks. Muide, siin on kohe hea võimalus tuua sisse ka küsimus päästmisest, armust ja tegudest. Kuidas saab olla nii, et kui me oleme armu läbi päästetud, siis ometigi me peaksime nagu tegema häid tegusid. Kas siin ei ole vastuolu? Kas ei ole vastuolu selles, et kui Jumal on meid õigeks mõistnud, siis me peaksime veel elama õiguses ja pühaduses? Ei, siin ei ole mingit vastuolu. Meid ei ole päästetud meie tegude läbi, me oleme päästetud Jumala armust, aga me oleme päästetud, nagu öeldud, millegi jaoks. Me oleme päästetud selleks, et me ei jätkaks enam oma endist elu patus ja ülekohtus, vaid et me elaksime õiguses, tões ja pühaduses, et me teeksime häid tegusid. Niisiis, me oleme päästetud mitte tegude läbi, vaid tegude, heade tegude jaoks. Ja see päästmine on Jumala armu kingitus. Ja seda Paulus ka rõhutab. Me oleme päästetud. Selleks, et me nüüd võiksime päästetuna elada seda uut elu, peame me tõepoolest olema koos Kristusega surnud patule ja ülekohtule ja koos temaga ka üles tõusnud, elavaks tehtud, uueks eluks Kristuses, uueks eluks pühaduses, uueks eluks Jumala kirkuses. Ja et see võiks tõeks osutuda, et see võiks tõesti teoks saada, selleks on Jumal kinkinud meile oma vaimu, elu vaimu. Ta on valanud meie südamesse oma püha vaimu. Me oleme Jumala püha vaimu, Kristuse vaimu eluase. Tema tempel, nagu Paulus ütleb kirjas korintlastele. Tema on see, kellest võrsub see uus elu, mida me Jumala lastena ja tema pühadena elame. Apostel Paulus nimetab neid, kes Kristusesse usuvad, pühadeks. Me oleme harjunud mõtlema, et pühakud on keegi teine, on kuskil kaugel ja kõrgel. Ja see on tõsi, et on neid, keda me võime austada pühakutena, pühade meeste ja naistena, sest nende elust kiirgab seda Jumala ligiolu, Jumala armastuse, jumaliku pühaduse valgust. Aga me kõik oleme kutsutud pühaduseks. Mitte keegi ei ole sellest välja arvatud. Jumal on valgus, temas ei ole mingit pimedust ja see tähendab, et kui meie tahame olla igavesti koos Jumalaga, siis peame meiegi saama valguseks, peame olema valguse lapsed, mitte elama enam pimeduses. Jumal on püha, tema juurde ei saa keegi, kes on ebapüha ja see tähendab, et me peame saama Jumala sarnaseks, niivõrd kui see on meile võimalik pühaduses, aga see ei ole meie enda võimuses. Seda saab teha üksnes Jumal oma püha vaimu läbi. Ja apostel Paulus kinnitab, et ta teeb seda, et ta tahab seda teha, see on Jumala tõotus ja Jumal ei tagane oma tõotustest. Aga muidugi ei tähenda see, nagu oleks meil kõik, mida Jumal meile tõotab ja mille jaoks ta on meid päästnud ja valmistanud juba käes. Apostel ütleb siin selles samas esimeses lauses, et me oleme päästetud lootuses. Me oleme päästetud, aga lootuses. See tähendab, et me oleme endiselt teel. Me elame endiselt selles surmaihus, nagu apostel Paulus ütleb eelmises peatükis, isegi teatava ahastusega, kes küll päästaks mind sellest surmaihust. Ja selle surmaihu all
peab ta silmas seda paradoksi, mida ka mina olen mitu korda oma mõtisklustes siin korranud, et head, mida me tahame, me ei tee, me ei suuda teha, aga halba, mida me ei taha, me teeme ikkagi. Kes küll päästaks meid sellest surmaihust? Me teame, kes on see, kes on meid päästnud ja kes meid päästab. Me elame selles lootuses. Aga me oleme ikka veel selles surmaihus. Meie mõtteviis kipub ikka kalduma liha poole, nii nagu Paulus ütleb, selle poole, mis toob endaga kaasa surma, samal ajal kui Jumal kutsub meid ja elustab meid uueks mõtteviisiks, vaimu mõtteviisiks, mis on elu ja rahu. Veidi hiljem ütleb apostel Paulus siin samas kirjas, et selleks me peame andma ennast tervenisti oma ihud Jumalale, elavaks, pühaks, meelepäraseks ohvriks. Me peame andma ennast täielikult üle Jumalale, et tema meid uueks teeks, et tema meid elustaks. Praegu me veel ei ole sellesse täiusesse jõudnud. Nagu apostel ütleb siin samas Rooma kirja 8. peatükis, me ägame iseenestes, me ootame oma ihu lunastust, alles ootame. Aga selles ootuses me ei pea kartma, me ei pea meelt heitma, sest meil on ju lootus. Ja meil on lootus, mis ei jäta meid kunagi häbisse, sest see on lootus Jumalale, kes on kindel, usaldusväärne ja kõikumatu. Ja sellepärast ütleb apostel Paulus jällegi siin samas Rooma kirjas veidi varem 5. peatükis nõnda. Aga lootus ei jäta häbisse, sest Jumala armastus on välja valatud meie südamesse püha vaimu läbi, kes meile on antud. Lootus ei jäta häbisse. Jumala armastus on valatud meie südamesse püha vaimu läbi. Tõesti, me oleme päästetud lootuses. Meil on suur lootus, mis ei jäta meid maha, ei jäta meid häbisse ja meie sisse on valatud Jumala vaim. Ja see Jumala vaim on selle lootuse, selle uue elu kindlaim märk, mille Jumal on meile kinkinud. See püha vaim, Kristuse vaim, kes elab meie sees, ka anub ja palvetab meie sees ja meie eest, nii nagu apostel Paulus ütleb, sõnades väljendamatute õhkamistega. See õhkamine, see on hinge ülendamine Jumala poole, mille kaudu Jumala enda vaim kannab mitte üksnes meie vajadused, vaid meid endid Jumala juurde. Selleks, et meid ei juhiks enam mitte liha, vaid et meid juhiks seesama vaim, et meid juhiks vaimu mõtteviis, mis on, nagu öeldud, elu ja rahu, ka need on apostel Pauluse sõnad. Et me saaksime osa sellest, kõigest sellest, mille Jumal on oma imelises armastuses meie jaoks ette näinud ja valmistanud. Et me saaksime osa Jumala laste, tema pärijate, Kristuse kaaspärijate pärandusest, jumalikust igavesest kirkusest taevas. Selleks on Jumal meid kutsunud, selle on ta meile valmistanud ja selle poole ta meid juhib ja kannab oma püha vaimu läbi. Muidugi on tõsi, et meil on siin selles elus palju vaeva. Kui vaim õhkab, vahel tõlgitakse ka ägab, see on seesama sõna kreeka keeles, Jumala poole, ja see on lootuse ja uue elu märk, siis ka meie ägame. Aga meie ägame sellepärast, et me oleme allutatud kaduvusele nagu kogu loodu. Kaduvusele ja kõigele sellega kaasnevale. Nii patule kui ka haigustele, kannatustele, katsumustele ja viimaks surmale. Jah, me ägame iseenestes. Meil on kõikvõimalikke palveid ja
vahel on meil ka kõikvõimalikke hirme ja kahtluseid. Isegi selle suhtes, kas Jumal meid ikka kuuleb ja aitab, kas Jumal tõepoolest hoolib meist, kas ta ikka tõesti armastab meid. Jumala vaim, kes on meie sisse valatud, kinnitab meid, julgustab meid nendes kahtlustes, uuendab meie sees lootust ja rõõmu ja tõepoolest kannab meid oma õhkamiste läbi Jumala ette. Ja Jeesus ise, meie õnnistegija, Jumala inimeseks saanud poeg, kes ohverdas ennast meie päästmiseks, kelle läbi me olemegi päästetud, tema ise kinnitab meile, et Jumal, meie taevane isa, teab, mida me vajame, ta teab seda juba enne, kui me teda palume ja ta annab meile kõike seda, mida me vajame. Jeesus ütleb mäejutluses, sina, kui sa palvetad, siis mine oma kambrisse ja lukusta uks, palveta oma isa poole, kes on varjatud ja su isa, kes näeb varjatutki, tasub sulle. Palvetades ärge lobisege nii nagu paganad, sest nemad arvavad, et neid võetakse kuulda nende sõna ohtruse tõttu. Ärge siis saage nende sarnaseks, sest teie isa teab, mida teile vaja läheb, enne kui te teda palute. Ta teab ja ta annab, sest ta armastab meid, ta hoolib meist. Seda teadis ka apostel Paulus ja nii ta võiski kinnitada, et neile, kes Jumalat armastavad, laseb Jumal kõik tulla heaks. Ja veidi hiljem ta ütleb, sest tema, kes oma poegagi ei säästnud, vaid loovutas tema meie kõikide eest, kuidas ta ei peaks siis koos pojaga meile kõike muud kinkima. Jumala armastusest Jeesuses Kristuses ei suuda meid lahutada mitte miski. Apostel Paulus loetleb siin samas Rooma kirja 8. peatüki lõpus üles kõikvõimalikke asju, kuni elu ja surmani välja ja ütleb, et mitte miski, mitte ükski loodu ei suuda meid lahutada Jumala armastusest, mis on Kristuses Jeesuses. Temas me oleme saanud Jumala omaks, Jumala lasteks. Selles imelises armastuses, mille kehastuseks on Jumala inimeseks saanud poeg, on Jumal võtnud meid ju oma püha vaimu, see tähendab iseenda elu asemeks. Jumal ise on võtnud meid enda elu asemeks. Selleks, et meie võiksime leida viimaks igavese eluaseme temas. Et me võiksime olla seal, kus tema on. Siis, kui kõik lõpule viiakse ning me saame osa sellest Jumala laste pärandist taevas. Selleks on Jumal läkitanud oma poja. Seda kinnitab Jeesus ise jüngritele enne oma kannatamist ja surma ja viimaks ka siis, kui ta on juba surnuist üles tõusnud. Ta ütleb, et temal on antud kõik meelevald taevas ja maa peal ja ta on meie juures kuni maailma ajastu lõpuni. Mitte ainult meie juures, vaid meie sees. Selleks, et meie võiksime olla temas nii nüüd kui igavesti. Jumal tahab seda. See on Jumala armastuse tahtmine ja eesmärk. Ja sellest armastusest ei suuda meid miski lahutada ning seda tõotust ei tee mitte miski tühjaks. Me oleme päästetud lootuses.